Tere ilusat reede pärastlõunat. Olen siin Tartus oma tavapärasel kollide pingil. Tavaliselt siin kollid ja joovad õlut, aga on ka juba külmemad päevad ja kuskil siseruumidesse kolinud. Heal juhul joovad kollid siin õlut, mõnikord joovad viina ka. Aga no kollid, eks. Kollid on mu sõbrad. Mõtlesin rääkida millestki. Räägin sellest, kuidas ma võitlesin moslemitega ja peahuind oli juustuviil. Tegelikult 2 juustuviili, kui ma vist õigesti mäletan. Võib-olla oli 1, võib-olla oli 2, ma mäletan. 2 oli äkki. Ühesõnaga, ma olin seal Prantsuse piiri ääres ühes hotellis ja hotell on selle järgi, mis on kõige odavam. Ma olen vaene inimene. Ja siis ma sattusin paariks sööks sellises hotelli, kus seintelt koorus värvi ja WC-sse tuli ise mingi vett valada ja aga dušš oli sellest kuum ja kuum vetta tuli ja siis oli väike alkoov oli, kus sai istuda ja voodi oli mugav ja kogu selle värgi juurde käis ka selline hommikusöök ja selle hommikusöögil oli teatavad kummalised aspektid juures, mida ma pole ühegi muu hotelli hommikusöökide puhul täheldanud. Esimene kummaline aspekt, hommikusöök hakati serveerima kell 5:30 hommikul, mis oli ma ei tea, mis kultuuriga see oli nagu kooskõlas, aga mitte ühegi, mida mina olen kokku puutunud ei ole. Ja see mind hämmastas. Ja teine oli see, et teised hotellikülased ei tundunud olevat mitte turistid nagu mina, vaid sellised kollastes vestides meesterahvad. Need samasugused kollased vestid nagu lennujaamades seal kantakse. Ja paljud tulid sööma, ma nägin, kuidas olid nendel kingad olid nagu mitmekihilise läga all, mis oli nagu üks lägakiht oli ära kuivanud, mis oli järgmine lägakiht peatult korpas ja sellised pragulised ja sellised ja ma arvan, et mingisugused teetöölised, farmitöölised, ma ei tea, mingid töölised. Alguses ma mõtlesin, kuna ma räägin seda prantsuse keeles suhtlevad inimesi, siis ma mõtlesin, et on äkki mingid tulnud Hispaaniasse tööle, aga hiljem ma taipasin loomulikult, et piiri peal ei ole. Minu mõtlema täiesti absurdne, sellepärast, et piiri peale mõelda, kus ma elan ja kus ma töötan, eks ju. Nad raudselt töötavad Prantsusmaal, aga juhtusid leidsid hea majutuse Hispaania poolel, nii et vahet pole ju, eks ju. Piir on selline, see oma mingit tähtsust. Lihtsalt minu jaoks naljaka, sellepärast, et ma kasvasin üles nende 3 musketäriga ja teatavasti Aramis selles 10 aastat hiljem loos üritas kuninga ühesõnaga, ma ei tea, kas ära tappa just üritas, aga igal juhul ametist kõrvaldada ja tema salajase kaksikvenna tema asemele panna. See on riigi reetmine, selle eest on kindlasti surmanuhtlus ja mitte kõige tavalisem surmanuhtlus ka. Aga Aramis õnnestus põgeneda ja hiljem tuli Prantsusmaa tagasi Hispaania suursaadikuna. Ja siis ei saanud talle midagi teha, sest suursaadikutel on immuniteet, eks neid ei tohi puudutada. Ühesõnaga. Seetõttu on Prantsuse Hispaania piiriga mingi tähtsus minu jaoks omaks, aga see on ajaloolistel põhjustel. Ja kui ma seal siis hommikusegi lauas olin, kuidas ma väga nautisin seda olukorda, sellepärast mulle meeldib olla hotellis, kus ei ole teisi turiste. Et mulle meeldib alati olla ainuke turist. See on nagu minu eelis, et kui ma näen, et teised on mingisugused kollavestid seal ja mina olen ainuke inimene, kellel ei ole kollast vesti. Järgmine kord pean kollase vesti endale ostma kaasa võtma. Siis, kus need müüakse? Siis ma nagu väga nautisin seal olemist ja kuulasin, mida need mehed omavahel räägivad. Kui see hispaania keeles räägisid, ühed rääkisid, et kui nad alimente peavad maksma, lahutatud olid vist, muidugi vist või kindlasti. Üks rääkis, et maksab 400–500 € kuus iga lapse pealt. Ja mitu last, et teid kõvasti, ma ei tea, kuskil teetöödel ja farmitöödel vist olema, et sellist luksust endale lubada. Lapsed on kallid. Aga siis mingi hetk saabus grupp Põhja-Aafrika töölisi. Ja nemad, seal olid need, mida saab võileva peale panna igasuguseid viilakaid ja hästi palju oli igasuguseid seast tehtud asju, mägedes on väga tavaline igasuguseid seatoodangut hästi palju, kaasatud meie verivorsti moodi asjad külmalt. Ja siis muidugi araablased siga ei taha ja siis nemad panid kõik üks mees selle juustuhunniku kallale. Ja ma taipasin, ma pean kiirustama, sellepärast, et kui ma ei kiirusta, siis ma juustu ei saa. Võib-olla hiljem saan tuuakse juurde midagi, aga mul on nii palju aega oodata ka, nii ma lõpuks sain mingi viilaka või 2 ruttu juust endale sebida. Aga see nõudis kontsentratsiooni ja kiiret tegutsemist. Aga ma ei tahtnud sellest juustuvõitlusest rääkida, vaid sellest, mis keeles need Põhja-Aafrika härrasmed omavahel suhtlesid. Nad suhtlesid omavahel prantsuse keeles.
ja mul oli kunagi üks sõbranna, kellel ma sebisin politseisse töökoha tõlgiks ja ta just prantsuse filoloog ja ta ütles ka, et ta kogu aeg teeb tööd hommikust õhtuni, teeb kogu aeg tööd, aga ühtegi prantslast ta veel näinud ei ole. Need kõik on prantsuse kodanikud, jah, aga prantslased ei ole. Aga see, mis selle negatiivne külg on see, jah, et liiga palju võõrad võib-olla riigis ei ole hea, aga mis on see positiivne külg on see, et nad suhtlesid kõik omavahel prantsuse keeles. Ja täna ma kõndisin Tartu vahel ja igasuguseid inimesi näen siin ja panen tähele, et venelased suhtlevad siin omavahel vene keeles. No võib-olla kõik on Eesti kodanikud, aga kui nad on Eesti kodanikud, nad suhtlevad omavahel vene keeles ja Eesti riigikeel ei ole vene keel. Kuulge, siis me oleme nagu Prantsusmaal meile nagu kõvasti nagu 1-0 teinud, jah. Nii et ma ütleksin, et araablased või põhja-aafriklased, võib-olla berberid, eks ju, on venelaste teinud siis nagu seal, tegid seal hotellis 1-0, jah. 1-0. Selline huvitav mõtisklus. Aga tänud kuulamast!